Hei, hei! Mina jälle teie juures siin laivis ja tulin sellepärast laivi, et meil on algamas järgmisel nädalal virtuaalassistendi baaskursus ja minuni jõuavad päris mitmed küsimused seoses kursusega. Nii ma siis mõtlesin, et teeks ühe laivi hoopis ja natukene räägiks sellest kursusest. Ma siin üritan samal ajal vaadata ka kommentaariumit ehk et kui teil tekivad jooksvalt küsimused, siis küsige julgelt ja ma vastan neile kohe. Ning kes see virtuaalne assistent üleüldse on? Et väga paljud tegelikult isegi ei tea, kes on virtuaalne assistent või kuidas teda saaks üldse kasutada ja õigemini tema abi kasutada. Ehk siis virtuaalne assistent, ma võiks nimetada teda isegi kaugtöö assistendiks, aga selle valdkonna inimesed tegelikult teevad väga palju erinevaid asju. See valdkond on nii lai, et see virtuaalne assisteerimine või kaugtöö assistent võib-olla isegi natukene piirab, sest siia alla tegelikult lähevad ka need, kes tegelevad sotsiaalmeediaga, kes tegelevad kodulehtedega, kes tegelevad klienditeenindusega ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga eelkõige jõuavad inimesed virtuaalassisteerimiseni tänu sellele, et nad soovivad teha paindlikku tööd, ise otsustada, millal nad töötavad, teenida lisasissetulekut. Nii jõudsin ka mina tegelikult virtuaalse assisteerimiseni, et just minu lisasissetuleku teenimise soov oli niivõrd suur. Ja sealt lihtsalt areneski välja see, et ma lõpuks tahtsingi päriselt iseenda jaoks midagi ära teha. Ja kui sul samamoodi need on köitvad mõtted, siis kuula see live ära ja vaata, ehk on ka see kursus sinu jaoks. Tihti tegelikult on küsimused sellised, et ma ei tea, kas ma saan hakkama. Ma ei tea, kust ma alustan. Ja mul justkui ei ole nagu mingeid oskuseid ja kas ma saan seda laste kõrvalt teha, kas ma saan seda põhitöö kõrvalt teha ja üleüldse, et kas see kursus on intensiivne. Ehk siis ma natukene räägingi sellest kursusest ja mis meil siis ees ootamas on. Nimelt meil on ees ootamas 16 nädalat, 4 kuud. Ja see kursus koosneb 8 moodulist. Iga mooduli läbimiseks on 2 nädalat. See on selles mõttes tingimus, et kui sa soovid osaleda loosimisel, ehk et iga mooduli lõpus esitatud kodutööde vahel me loosime välja auhindu. See on ka selleks, et sind natukene motiveerida kohe neid asju ära tegema, sest kui sa jätad need lõpupoole hilisemaks, siis sa võid päriselt hätta jääda. Meil toimuvad igal nädalal teisipäeviti kella 11:30 live Zoomi sessioonid. Üks on siis teooriasessioon, kus mina räägin siis kas siis vastavast teemast, mis on moodulis parasjagu käsil, või siis näitan ka vastavat rakendust, mis on seotud kodus ülesandega. Kui sa ei saa kohal olla, siis me salvestame selle ja sa saad kenasti Thinkificu platvormilt seda järgi vaadata ja omas rütmis siis teha. Ehk et alati mooduli esimene sessioon on meil teooriasessioon ja teine sessioon on praktikasessioon. Seda just sellepärast praktikana, et sa võtaksid ühe fookusaja, see 1,5 tundi ja teeksid päriselt oma koduseid ülesandeid. Võib-olla isegi vaataksid materjali, aga oluline on see, et sul on see fookusaeg olemas. Ja kuna ma olen olemas mõlemal sessioonil, siis on alati kõik küsimused teretulnud ja ma saan sind päriselt ka aidata. Kui tekivad küsimused sessiooni väliselt, siis meie suhtlus käib Slacki kanalis, Slacki rakenduses ja seal on eraldi küsimuste kanal, kuhu sa saad kogu aeg oma küsimused esitada, millele saan siis mina või teine mentor Kairimäe vastata. Kusjuures väga edukalt vastavad ka kaasõpilased, mis on nagu eriti äge, sest üksteist aidates tegelikult me kõige paremini ka ise õpime. Ja mis meil siis seal kursusel veel on? Laividest ma juba rääkisin. Siis meil
Kõik moodulid ei ole kohe avatud, iga 2 nädala tagant siis avaneb uus moodul, seda sellepärast, et sul ei oleks liiga sellist tunnet, et oih, mul on nii palju seda materjali, ma ei jõuagi läbida. Osades moodulites on osa materjali ette salvestatud, sealt puuduvad materjalid, mis tulevadki nendest live sessioonidest. Ja osades moodulites võib-olla ei olegi praegu materjali, sest need tulevadki täpselt nendest live sessioonidest, sest teemad on lihtsalt sellised, kus praegu ei ole seda materjali ette salvestatud, sest ma tundsin, et mul on lihtsam teha niimoodi, et me olemegi kõik koos seal laivis, kes saavad olla, kes ei saa, kuulavad pärast järgi ja siis kohe ma näitan teile, kuidas miski asi käib või räägin vastavast teemast. Siis meil on 2 kohtumist mõtteviisi coachingu Kristina Reinbergiga, kes on stardiklubilisi väga edukalt aidanud just nende mõtteviisiga. Ja nagu ma mainisin juba, siis on meil teine mentor Kairi Mäe ja kõige võib-olla minu jaoks olulisem asi selle kursuse juures on see ja ka varasemate kursuste juures on olnud see, et sa saad oma kodutöödele tagasisidet. Ehk et sulle tehakse ettepanekuid võib-olla, mida paremaks teha, mida muuta, millele mõelda. Ja sa saad need muudatused sisse viia ja tegelikult kõiki neid kodutöid näevad ka kaasõpilased ja varasemalt on väga äge olnud näha seda, kuidas kõik elavad üksteisele kaasa, kui kellelgi on motivatsioonilangus, siis keegi tuleb, ütleb, kuule, come on, teeme ära, ma tean, mida sa tunned. Ja teate mis, me kõik oleme alustanud täiesti nullist. Mul polnud õrna aimu ka mingitest väljenditest, mida ma täna virtuaalassistendina kasutan. Ma ei teadnud, mis asi on meiliturundus. Instagram oli mul lihtsalt kontona olemas, et tuttavaid jälgida. Müügitunnelid, kõik maandumislehed, mitte midagi ei teadnud. Ehk siis tegelikult on see kursus see koht, kus sa saad ikkagi vundamenti laduma hakata. Jah, me ei tee sellist A-B stiilis koolitust, kus võtame lahti, et mis on see ja mis on teine ja kolmas, vaid me ikkagi õpetame neid asju praegu, et sa saaksid päriselt minna pärast kursust ja alustada oma virtuaalassistendi teekonda. Päris mitmed stardiklubilised on tegelikult leidnud ka kliendid juba kursuse ajal. Nad lihtsalt ei osanud varem märgata seda. Ja miks ma räägin stardiklubist, siis varasemalt olid meil stardiklubi kursused. Seal oli väga palju seal oli enamus materjali tegelikult ette salvestatud ja tänaseks ma lihtsalt muutsin seda selliselt, et ma tahaksin, et oleks rohkem sellist live kohalolemist ja ma saan nagu päriselt niimoodi vahetult teiega suhelda ja teid aidata. Ja kui ma rääkisin, et see kursus on 4 kuu peale, ehk siis viimane tähtaeg tegelikult on 30 august, issand, ma praegu ütlen kohe, kas on 30 või 31 august, ühesõnaga 31 august, mul on isegi need kirjas. Siis sellega on kursuse ametlik osa läbi, aga me anname sinna veel puhveraja, ehk siis kuni 7. septembrini on sul võimalik päriselt oma kodutööd ära esitada, et siis tunnistus saada. Ja need kodutööd tuleks ära esitada siis arvestusega, et 7. septembril ei ole vaja enam ühtegi parandust sisse viia ega ühtegi muutust sisse viia. Seega minu meelest on päriselt pikk aeg ja kodutöid on natukene vähemaks võetud seetõttu, et mooduleid on lihtsalt, õigemini moodulis olevaid kodutöid on kohati vähemaks võetud, sest mooduleid tuli lihtsalt juurde ja ma hajutasin need moodulite peale lihtsalt ära. Ütle mulle, kes sa siin praegu kuulad mind, ma vaatan kohe kommentaaridesse ka, et miks sind virtuaalassistendi töö üleüldse kõnetab? Vaatame kohe. Tean, et siin tulevad need asjad viivitused. Äkki ma ikka mõne vastuse näen ka. Mis on see, miks sa üldse oled tulnud Eesti virtuaalsed assistendid Facebooki gruppi või siis sina, kes sa oled juba tegelikult kursusele registreerinud, miks sa oled seda teinud?
Nii, vaatame kohe, kas siit tuleb. Nii, praegu ei ole, aga ma toon siis ise välja. Väga paljud tulevad kursusele just nimelt sellepärast, et neid köidab see asukohavabadus, et sa saad teha seda tööd kodust, suvilast, välismaalt. Meil on väga palju virtuaalassistente tegelikult, kes ongi välismaal ja toimetavad Eesti klientidega. Meil on virtuaalassistente, kes elavad välismaal ja toimetavad välismaa klientidega. Nii et see on niisugune mõnusalt asukohavaba töö. Ja mulle väga meeldib ühe virtuaalassistendi, ma arvan, et ma võin teid välja nimetada, Jaanika Mõru ütlemine ühel korral, kui ta ütles, et tema asukohavabadus tähendab seda, et ta on valinud selle, et ta teeb tööd kodus arvuti taga. Ehk siis see on ka väga huvitav lähenemine ja minu arust jumala mõnus lähenemine, sest et asukohavabadus ei pea ilmtingimata tähendama seda, et sa kuskil kaugel oled, vaid see, et sa validki koha, kus sina töötad. Ja nüüd ma näen ka mõned kommentaarid, et läbiti proovinädala, et see tundus põnev ja lisaks meeldib mulle paindlikkus, saan valida aja, millal ja kus ja tööd teen. Just ja praegune tööend on ammendanud ja tahan midagi uut, mis pakuks rohkem võimalusi ja mitmekesisust. Ja täpselt need on mul ka siin endal välja toodud punktidena, ehk siis see valikuvabadus, lisasissetulek, nagu ma ütlesin, mina alustasin ka lisasissetuleku loomisega ja jõudsingi lõpuks ka sinna, et jah, kuigi mulle mu põhitöö väga meeldis, siis mulle meeldis see paindlikkus, asukohavabadus oluliselt rohkem, sest et kui ma tulin ära palgatöölt, siis võib-olla tundub veider, aga ma tegin oma elu esimese lennureisi. Ma käisin välismaal kontserdil, ma ei oleks seda ilmselt teinud kunagi palgatöölt, sest mina olin see kohusetundlik, kes ei tahtnud väga paluda kedagi enda asendamiseks ja mina jätsin pigem enda asjad tahaplaanile. Tänaseks on see muutunud ja see töö lihtsalt võimaldab nii palju rohkemat. Ja mis me siis veel kursusest, nagu ma juba ütlesin, sa ei pea tegelikult mitte midagi oskama, teadma. Me teeme kõik kursusel need selgeks, meil on olemas juhendid, ma olen olemas ja lisaks sellele, et me laivis teeme, siis meil saavad ka juhendite kogu kasutusse, saab raamatu Ma ei tea, aga ma uurin välja. Ehk siis me kutsume seda lausa virtuaalassistentide aabitsaks. Ehk siis need tulevad ka teile kasutusse, et lisamaterjali on päris palju ja ma praegu ei mäleta, kas ma mainisin seda, aga te saate osa ka virtuaalassistendi VIP-klubi vähemalt 2 külalisega webinarist. Ja sinna VIP-klubisse pääseb tavaliselt pärast kursuse läbimist, et meil ei ole uksed kogu aeg lahti, seega see on päris hea võimalus saada natukene jalga ukse vahele sinna ja aru, mis seal toimub. Siis kogu see sisu, mis ma olen sinna üles pannud, on ikkagi päriselt VA tööks kohandatud, ehk siis virtuaalne assistent, lühendatult VA. Ja need ongi päriselt praktilised oskused, kogemused, teadmised, mida sa saad oma töös kohe kasutama hakata. Ja ta ongi paindlik, nagu ma rääkisin, tegelikult sa saad seda laste kõrvalt teha, sa saad seda põhitöö kõrvalt teha. Et kui sa lihtsalt paned endale ajagraafikusse näiteks 1–2 tundi nädalas või natuke rohkem, millal sa päriselt keskendud sellele materjalile. Ehk siis ka see praktikasessioon on selline hea võimalus, kuhu tulla kohale ja ollagi fookusega kohal ja teha 1,5 tunni jooksul oma asjad ära. Et sul oleks neid kodutöid siis hiljem võib-olla vähem teha ja sa saad võib-olla seal juba valmis ja pärast ainult lihvid. Ja kursuse lõpus tegelikult nii mitmedki on leidnud kliente. Ma ei saa öelda, et kõik, sest osad on ikkagi jõudnud ka arusaamisele, et virtuaalassistendi töö ei ole tema jaoks, mis on täiesti okei. See on täiesti okei lähenemine. Osad on saanud väga palju kasulikke teadmisi, mida rakendada enda põhitööl. Ja need, kes on siis läinud virtuaalassistendina toimetama, siis nende edu ja klientide saadavus sõltuvad ikkagi sellest, kui palju sa õpitut rakendad. Et need, kes on rohkem pildis,
need jõuavad kaugemale, saavad kiiremini. Need, kes võib-olla ei ole niivõrd pildis, kui aga räägivad endast näiteks meie Eesti VIP-klubis, siis ka nendeni jõuavad kliendid soovituste kaudu, sest nad lihtsalt on ka nähtaval. Teistmoodi võib-olla, aga nad teevad ennast kuuldavaks. Ja mis on siis need teemad, mida me näiteks läbime, on siis muidugi virtuaalassistendi ABC ehk siis kuidas üldse alustada, miks üldse alustada, mis on need võimalused. Siis me loome kalendrisüsteemi. Üks kodune ülesanne on kalendrisüsteemi loomine, sest kuidas klient sinuga saab ühendust võtta. Ja minu üks esimesi töid oli ka ühele kliendile broneerimiskalendri loomine, sest et ma nägin tema postitustest, ta on fotograaf, et ta on päris punes endaga, et neid kirjadele reageerida, mis ta postkasti tuleb. Ja siis ma aitasin tal luua selle kalendrisüsteemi ja ta on tänapäevani mulle nii tänulik, et ta võtab see nii palju ikkagi mahtu ära. Sa saad aru värvides, kujundustes ja sa lood enda brändi ja visuaali selle kursuse jooksul. Me puudutame meiliturundust, kus sa lood kirjapõhjad, automaatikad, paned tööle. Sa teed maandumislehe ehk siis nõndanimetatud reklaamlehe või enda portfoolio või mingi koolituse lehe, et me räägime sellest, mis seal olemas võiks olla ja sa saad täiesti ise nullist teha. Siis me räägime natukene ka virtuaalassistendi turundusest ja sotsiaalmeediast, et mida siis tähele panna ja võib-olla mida siis enda jaoks töösse võtta. Loomulikult ei saa üle ega ümber kommunikatsioonist ja klienditöödest või ehk siis mitte klienditöö, vaid klienditeenindusest, sest need on nii olulised kohad, eriti veel, kuna me ikkagi väga palju suhtleme virtuaalsel teel. Et kuidas virtuaalsel teel siis see kliendiga kokkulepe käib ja kuidas üldse siis tööde käigus seal toimetada, et iga selle mooduli peale on sul päris mitmeid kodutöid. Et mõnes moodulis natuke rohkem, sest need tööd võib-olla on vähem mahukamad. Teises jälle, kus on mahukamad kodutööd, on need sulle väiksemas koguses. Sa saad kursuse jooksul paika panna oma teenuste nimekirja, sa saad aimu, kuidas üleüldse hinda võib-olla kujundada ja sa oskad teha võib-olla siis ankeeti, millega küsida kliendilt arvete jaoks infot või siis lausa Stripe'is luua endale selline makseviisi võimalus. Ja loomulikult mitmeid muid rakendusi õpid tundma, mida kasutada. AI-st me ei saa üle ega ümber ja tegelikult kogu selle kursuse lõpus on selline asi, et sa saad valmis teha oma portfoolio. Ehk siis portfoolio, millega sa tegelikult võidki ju minna juba avalikult jagama. Et sa saad seda kujundada, sa saad sellele tagasisidet. Portfoolio on selline asi, mida sa jooksvalt kogu aeg muudad, aga sa saad vähemalt mingisuguse alguspunkti juba, mida jagada, millega ennast nähtavaks teha. Et ma ütlengi, et tegelikult pärast seda kursust ongi sul võimalik leida oma esimesed kliendid, kui sa oled nähtav. Sul on olemas portfoolio ja sa saad mingisuguse süsteemi, mille järgi toimetada. Ja ma näen, et on küsimus, et kas on ka olnud neid, kes õpivad VA-ks, aga lähevad edasi lihtsalt assistendina tööle. Ma ei oska öelda, kas neid sellisel juhul on olnud või on pigem olnudki need, kes on õppinud ja jätkavad ikkagi oma vanal töökohal, et kõik meile ju selles mõttes tagasisidet ei anna, et need, kes annavad tagasisidet, siis ma päris ei tea, et nad oleks läinud assistendina tööle, aga see on täiesti okei. Üldse eesmärk ei ole see, et sa pead kindlasti palgatöölt ära tulema, absoluutselt mitte. Sellepärast, et meil kõigil on erinevad eesmärgid, meil kõigil on erinev alguskoht, meil kõigil on erinevad peremudelid üleüldse, kuidas toimetada. Ehk siis eesmärk ei pea olema see, et sa tuled palgatöölt ära. See on niisugune
võib-olla mõnus kõrvalmõju, et sa tead, et sul on olemas teine võimalus veel sissetuleku loomiseks kui ainult palgatöö. Nii, kuidas praegu tundub, kas on natukene selgemaks juba läinud? Või on veel küsimusi? Ma korraks näitan, ma vaatan kohe, kas ma saan jagada ilusti. Et meil kogu see õppematerjalid on kõik üleval Thinkificu platvormil ja nagu ma ütlesin, siis suhtlus käib meil Slackis. Et Slackis on olemas eraldi kanalid, kuhu siis saab infot jagada ja omavahel suhelda. Miks me ei tee Facebooki grupis või siis ka Messengeris, siis me kunagi olime Facebookis, aga siis me nägime, et tegelikult Facebook hakkas hästi palju takistama kodutööde üleselaadimisi, kommenteerimisi, siis Messengeris ei saanud osad enam üldse kirjutada, sest võeti kohe maha. Ja siis me läksime alternatiivselt siis Slacki peale ja praegu on see meil 4. kursus, kus tuleb Slacki pealt ja mulle tundub, et seal toimetamine on lihtsam. Jah, Slack on küll selline võõras kanal, millega peab nagu eraldi harjutama ja millega peab ennast siis ikkagi eraldi kurssi viima, sest see ei ole nagu Messenger, mis meil on telefoni ekraani peal kogu aeg ja ma seda kasutan, et Slacki saab ka telefonis kasutada. Aga ta on ikkagi niivõrd palju teistmoodi, et sa pead ennast päriselt harjutama siis seda kasutama. Aga ma näitan korraks siis Thinkificus, mis meil praegu olemas on. Nii. Siis nii, ma loodan, et te nüüd kõik näete. Ma korraks vaatan, kas te ikka näete. Nii. Peaksite nägema, ehk siis nagu te näete, siis osadel kursustel on juba näha, et on näiteks 12 ülesannet või 12 sisu siis, mis need sisud ei ole selles mõttes väga pikad, nad on tükeldatud, et sul oleks mugav kuulata. Võib-olla mõned on täispikad, aga see samamoodi jällegi kuulad, vaatad, teed kaasa. Siis nagu ma rääkisin, meil on siin virtuaalassistendi bränd ja kujunduse teema, meiliturundus ja me räägime isikukaitse, andmete kaitsest, mis on väga oluline. Siis meil on maandumislehtede moodul, sotsiaalmeedia ja turundus, kommunikatsioon koos klienditeenindusega ja maksesüsteemide tutvustus ja virtuaalassistendi teenuse hinnastamise plokk on ka. Ja viimane plokk siis ongi kõik need abimehed ja muud asjad ja siis meil on ka tegelikult boonused olemas siin ja siia hakkavad ka lisanduma igal kolmapäeval mõtteviisi minutid, mida sa saad siis kuulata ja kaasa rääkida. Nii, vaatan korraks teie küsimusi või teie mõtteid. Ja siin käib veel läbi ka selles mõttes, et ta valiti virtuaalne assisteerimine seetõttu, et saaks kodus töötada. Ja see ongi eriti hea võimalus neile, kes elavad piirkonnas, kus tegelikult on see võib-olla ühistranspordi teema on väga keeruline. Seal piirkonnas võib-olla ei pakuta tööd, siis sul ongi võimalik lihtsalt õppida need oskused ja sa saad seda päriselt oma kodus teha. Vahet ei ole, kus piirkonnas sa oled. Ja siis on ka, et osalesin eelmisel kursusel, et saada juurde just uusi teadmisi ning neid hiljem teistega jagada. Lisaks kodus töötamise võimalus. Et need ongi väga põhilised asjad, mis saavad nagu otsustavaks. Kodulehel on erinevaid kursuse juppikesi, koolitusi ja nii edasi. Kas neid peaks võtma ette selles järjekorras, nagu seal kirjas on, või võib ka omaette rohkem huvi pakkuvamatest alustada? Võid omale huvi pakkuvamatest alustada, aga kui sa oled juba ennast kursusele registreerinud, siis sa saad juurdepääsu ja sa saad hakata juba ka siis 5. mail, me anname juurdepääsu. Moodulid avanevad ka siis iga nädal esmaspäeval ja siis sa saad hakata toimetama, nii ehk, et ma praegusel juhul isegi mõtlen, et sul ei ole mõtet kodulehelt eraldi mingit väikest jupikest endale soetada. Pigem, kui sa oled kursusele registreerinud, käi see kursus läbi ja kui sa siis tunned, et sul jäi midagi puudu, siis sa saad sealt juurde soetada neid asju.
nii, aga et teil ei jääks tunne, et mina räägin ju kõik ilusaks, kuldse kuu kõigile selga, sest see on ju assistendikooli kursus, loomulikult ma pean seda müüma, aga tegelikult eelkõige ma tahan, et inimesed mõistaksid seda, et teie ise otsustate, mis teie elust saab, millist elu te elate. see käib nii lisatulu kohta, see käib ka selle paindlikkuse ja asukohavabaduse kohta, et kui need sind kõnetavad, siis kõige lihtsam viis tegelikult alustada virtuaalassistendina ongi. Ja tegelikkuses olen ma kutsunud täna siia külla ka mõned eelmise kursuse osalejad. Ehk siis näete, need on inimesed, kes tulid kursusele ja nende esimene live toimub praegu minuga kohe, kui ma nad uksest sisse lasen. Ehk et nad olid valmis juba oma mugavustsooni laiendama. Et see keskkond, kus sa satud kursusele tulles, on niivõrd turvaline, et sa saad tegelikult seal oma hirmusid ületada, ilma et sa kardaksid seda, et kas keegi ütleb halvasti, kas keegi vaatab viltu, sest tegelikkuses on niimoodi, et alati on kõik väga toetavad, motiveerivad, nagu ma juba varasemalt ütlesin, ehk et see on niisugune, nagu siin kommentaarides käis ka läbi, et see kogukonnas olemine, see on nagu niivõrd suure kaaluga, ehk see aitab päriselt edasi. Ja just see, et sa saad küsida, kui sa ei tea, siis sa ei pea mõtlema, et issand, ma ei tea, et oi-oi, et mis nüüd saab, siis küsidki. Mitte keegi tegelikult ei ütle sulle seal kursusel, et kuule, mis küsimus see on või vaata materjale. Ja üks asi, mis kindlasti on virtuaalassistendi puhul ja ka seal kursusel meil läbivalt olnud see, et võib-olla ei jaga me absoluutselt kõiki nippe seal. See tähendab lihtsalt seda, et virtuaalne assistent, kui ei tea, siis ta läheb ja uurib välja. Ta leiab need lahendused ka ise. Sest ka tihti on kliendid niimoodi ütlevad, et mul on seda vaja, palun mõtle, kuidas sa teed. Nii et vaatame, mida räägivad eelmisel kursusel või ehk siis viimasel kursusel, kes nüüd lõpetasid märtsis. Jah, märtsis. Mida nemad räägivad? Nemad olid küll stardiklubis, neil ei olnud niivõrd palju neid laive, aga siiski. Ma luban nad ilusasti meile siin uksest sisse ja saategi kohe nendega tuttavaks. Nii, tere Kairi, tere Katrin, tere Evelin. Ma vaatan kohe, kuidas teid näha on. Tere Kairi, tere Katrin, tere Evelin. Nii, kellelgi paneb oma selle hääle kinni, selles mõttes arvuti hääl, kui sa kuulad laivis kuskilt praegu, siis pane kinni. Ja ma kohe tahan küsida, no mis tunne siis on, kui väriseva jalaga te siia tulite, Kairi? No tere kõigile. Ei, tegelikult ei ole üldse värisevat jalga, et eks ma natukene ennast valmistasin ka ette selles mõttes, et mõtlesin oma peas läbi, et mida siis nagu võiks siis nagu jagada. Et hakkame siis pihta. Hakkame pihta, ma küsingi, et kui sa tulid stardiklubi kursusele, kus sa omadega selles mõttes olid? Olid sa assistent või olid sa mingilgi määral natuke kokku puutunud sellega? No tegelikult ei olnud, et tegelikult ma põhikohaga olen ikkagi nagu ilumaailmas, et iluteeninduses, et eks ma seal oma ettevõtte alt tegin ka neid nii-öelda assistendi asju, mida oleks võinud kellelegi teisele nii-öelda anda. Aga noh, oli asju, mis olid tuttavad, oli asju, mis olid nagu uued. Et kui ma seal selle kursusega alustasin, et siis oli küll, et mis ikka, et no, ma ei oska midagi, ma ju ei tea midagi, et kes ma üldse olen, et miks ma üldse sinna peaks minema. Samas teisalt jällegi mõtled, et noh, et te tunned ise nagu niisugust paigalseisu, et tahaks nagu midagi uut, tahaks nagu midagi muud. Ja muidugi just see ahvatlev mõte, et ma saan teha seda tööd nagu asukoha vabalt. Et mina, kellele meeldib hirmsasti nagu reisimas käia, et siis see sai nagu selles mõttes nagu otsustavaks. Ja siis, kui me selle kursusega pihta hakkasime, siis noh, õnneks see kursus on nagu nii hästi üles ehitatud, et alguses alustadki seal mingid lihtsamatest asjadest ja siis ta lähebki nagu kerib hoogu.
Keskpaigas oli küll sihuke tunne, et issand jumal et mingi hetk läks hästi keeruliseks, et juhendeid lugege hästi-hästi hoolikalt ja neid videojuhendeid veel hoolikamalt kuulake kasvõi mitu korda, sest mõnes kohas oli küll sihuke pisikene nupuviga, et rohkem lugemist, rohkem tähelepanu, see asi ei oleks üldse nii hull olnud. Aga tehtud ta sai ja lõpus oli küll väga hea tunne, et jess, ma sain hakkama ja siis said ise ka nagu sellist enesekindlust juurde, et noh, siin maailmas ei ole ühtegi asja, millega sa hakkama ei saa. Et kõik on nagu tänapäeval õpitav, et sa saad kõike ise juurde veel õppida, et noh, et kes veel kahtleb, kas tulla kursusele, tulge, loomulikult tulge. Kui sa ütlesid, et sa olid iluteeninduse valdkonnas, oled praegu ka ja tegid mingeid assisteerivaid ülesandeid, kas sa täna oled ka klientidele teinud ülesandeid? Hetkel ei ole, valetan, ühele kliendile olen, tal oli mingi probleem seal Facebooki tema enda grupiga ja siis ma vaatasin tal need seaded ja asjad üle ja nüüd on korras. Aga otseselt ei ole ja. Ja mis valdkond sind ennast kõige rohkem kõnetab, kus sa tahaksid nagu nüüd edasi liikuda? No ikka kujundused, no see on asi, millest mina ei üle ega ümber saa et seal kursusel ma saingi selgeks ja algul mõtlesin küll, et noh, et assistent kindlasti peab oskama Excelit, ta peab kindlasti selle Exceli selgeks saama. siis ma tundsin, et see Excel, no see sõna Excel on minu jaoks juba selline, et nagu ma ei taha, mulle ei sobi numbrid. Ja siis kursusel ma saingi selleks, mulle ei sobi numbrid ja mulle tõesti ei sobi need tabelid. Aga need kujundused, mis me pidime tegema, ma võisin õhtute viisi lihtsalt veeta nende kujunduste seltsis ja neid lihtsalt teha lõpmatuseni, sest see on midagi, mis nagu mulle väga-väga meeldib. Ütlen saladuskatte, aga meil ei ole Excelit ka seal kursusel tegelikult. Ei no seda küll jah, aga minu enda see peas oli, et assistent peab kindlasti oskama Excelit. Jaa, täpselt nii ongi, et see assistendi mõte on justkui, et mul on mingid hunnik dokumente ja mingid Exceli tabelid on ju, aga tegelikult on see maailm ikkagi palju kirjum ja palju laiem. Väga äge kuulda. Nii, aga mul vaatab vastu siit Katrin, jalg väriseb, käsi väriseb, hääl väriseb. Nii. Ja tere. Ja eks natuke ikka väriseb esimene live ja selline ärevus natukene. Aga jah, ma poleks hetkel siin, kui ma poleks sellest kursusest osa võtnud. Väga äge. Et kui ma kirjutasin, tegelikult ma kirjutasin teie grupile, et ma kutsun teid mugavustsooni laiendama, siis oli nii äge ikka näha, et te tulite ja sul, Katrin, oli ka päris hirmus vist on. Aga näed, sa teed selle ära sellepärast, et sa said ikkagi mingisuguse julguse. Kus sa olid enne, kui sa üldse kursusele tulid, et olid sa üldse varem kuulnud virtuaalassisteerimisest? Ei olnud absoluutselt, see oli minu jaoks täiesti uudne, lihtsalt nägin, keegi jagas kuskil story's selle kohta infot ja siis mul hakkas kuskil peas nagu plõksuma ja ei jätnud järgi ja siis ma läksin ja uurisin selle kohta ja siis rääkisin mehele ka, et ma ei tea, ma ei saa sellest mõttest lahti. Ja siis ta ütles, jaa, muidugi proovi, et kuna ma olen praegu aastase lapsega kodus ka, siis mul on hea ennast arendada ja eriti hea oli see, et seda kursust sai läbida siis, kui ma ise tahtsin. Et õhtuti, kui kõik magasid, siis mina ka võtsin arvuti lahti ja läbisin seda kursust. Ja mis teemad sind võib-olla kõige rohkem paelusid ja kõnetasid või mille sa tunned, et mis sulle meeldib teha? Ma tean, et sa oled sotsiaalmeedias ka päris aktiivne juba mõnusalt. No ma olen jah, tegelikult ma olin nagu juba, et ma sulgen selle Instagrami, ma ei tee midagi, see ei ole üldse minu jaoks, aga nüüd ma olen jah tänu sellele kursusele muutunud palju julgemaks, et seda oma teenuseid hakata pakkuma. Et praegu ma olen alustanud kodulehtede loomisega. Ma ei ole tegelikult veel otseselt endale virtuaalassistendi teenuseid hakanud pakkuma, sellepärast et mul on järjekord kodulehtedel juba. Et mul lihtsalt ei ole aega võtta endale kedagi, keda aidata virtuaalse assistendi teemadega. Aga see on ka kindlasti mu plaan, et kui väike laps kasvab suuremaks, läheb lasteaeda, siis ma saan seda ka teha.
Tegelikult üldse ei pea nagu heituma sellest, et sul ongi kodulehed, sest väga paljud virtuaalassistendid alustavad, eks ole, võib-olla laia teenuse paketiga, aga lõpuks nad jõuavad sinna, et oi, et ma ei taha ikkagi seda teha, et see ei ole päris hea, et siis nad lähevadki päris palju nišikamaks. Mina, kui alustasin, siis ma mõtlesin, et ma hakkan kodulehti tegema. Nii hea töö, mina istun seal arvuti taga, keegi mind ei sega. Ja lõpuks juhtus niimoodi, et ega ma pole ühtegi kodulehti ise valmis saanud, endalegi tellisin teise inimese käest, sest ma sain aru, et see ei ole ikkagi see teema, mis mind kõnetaks ja samamoodi on kujundused. No, mulle ei meeldi neid teha. Et tegelikult ei pea üldse nagu häbenema seda, et mul on ainult võib-olla üks valdkond. Sa oledki ühes valdkonnas ja väga tugev. Ja nii ongi okei, et sellepärast ma alguses ka ütlesin, et see virtuaalne assisteerimine on kuidagi nagu liiga kitsas sõna, et tegelikult sinna alla võiksid käia ju kõik need teenused, mida me saame virtuaalselt pakkuda. Et ma isegi ei tea, siin peaks võib-olla uue võlusõna välja mõtlema. Aga mis sul võib-olla kõige keerulisem oli, Katrin? Lõpp oli kuidagi kõige keerulisem selles koolituses. Ma ei ütlekski, et otseselt midagi väga keerulist oli. Mulle meeldivad väljakutsed tegelikult ja ma naudin, kui ma saan pusida ja siis see on kõige suurem nauding, kui ma saan nagu hakkama sellega. Et arvuti ei ole olnud minu jaoks võõras, Excel ei ole minu jaoks võõras olnud, aga tegelikult no need iseendale ikkagi need kujunduste tegemised ja ma ei tea, mitu logo ma olen endale loonud, et see võib-olla on väike perfektsionism minu kuskil ajusopis ütleb, et ei, täna jah, ma mõtlen, et ma sain sellega valmis, aga homme ma vaatan, see ei kõlba kuskile, ma pean otsast peale alustama ja nii edasi ja nii edasi. Et võib-olla jah, et endas see otsus nüüd vastu võtta, et ma olen lõpuks piisav, see minu logo on piisav, see minu kujundus on piisav. Et see on ja kõige raskem on mul praegu endale teha oma teenustega kodulehte, sest ma ei suuda otsustada, milline on õige ja ilus. Jah, võib-olla peakski teenust ostma sisse hoopiski, kes on ja ma olen ka sellele mõelnud, et äkki mina ise ei saagi endale teha seda, võib-olla peaks kellelgi teiselt paluma. Jah, ja selle perfektsionismiga on selline asi, et see läheb tegelikult kogu aeg eest ära. Sa ei jõua kunagi sinnani, et sa ideaalselt valmis oled, et tuleb ära teha täpselt nii, nagu ta on, avaldada ära ja lõppkokkuvõttes ma tean, et me kardame hästi palju seda, et mida teised arvavad. No ma mäletan, kui ma tegin oma esimese Instagrami mitte story, laivi pidin tegema. Mul poeg siiamaani naerab, et mäletad, et sa ütlesid 2 aastat tagasi jaanuaris, et sina küll Instagrami ei lähe mingit laivi tegema. Ja siis ma jäi aprillikuus väriseva käega tegin see. Ka mõtlesin, et mida teised. Tegelikult meil kõigil me mõtleme kõik täpselt samamoodi, mida teised mõtlevad. Ehk kõik tegelevad oma probleemidega ja lõppkokkuvõttes tegelikult keegi ei vaatagi. Ja see ongi see koht, et ja need, kes tegelikult võib-olla ütlevad halvasti kommentaariumis, siis mina olen lähtunud sellest, et mina vaatan, kes see ütleja on, sest mul on ainult käputäis inimesi, kelle arvamus mulle päriselt korda läheb ja ma ei lase ennast mõjutada. Väga äge, nii äge. Kuulame nüüd siis Evelin. Kuidas sinul on? Käsi väriseb, hääl väriseb, jalg väriseb. Tere! Tegelikult kumbki ei värise, ma pean tegema kõigepealt ausa ülestunnistuse õnnele, et ma olin nii puusse pannud selle kuupäevaga, ma vaatasin sinu kirja ja seal oli kenasti kirjas see tänane päev, aga ma olin pannud 5.05 omale selle laivi, aga tegelikult see 5.05 oli juba see stardiklubi algus. Ehk siis mul on selline põnev võimalus täna tulla laivi täiesti ette valmistamata, ehk siis ma arvan, et siit on hea kõrvalt nüüd vaadata kõigile, et hea kogemus, et ka vahest võib nii olla ja tegelikult ongi see parem, sa ei jõua siin väriseda, et kõik peab tulema nii, nagu ta tuleb siis orgaaniliselt. Nii, et kui sina nüüd jõudsid sinast, muide, see kindlasti märk võib olla sellest, et sa pead uuesti kursusele tulema, et kui sa 5. tahad juba alustada. Absoluutselt, ma tuleks iga kell. Kus sina omadega olid, kui sa üldse avastasid selle kursuse eelmise? Mina olin väga huvitavas kohas oma elus, kui ma selle kursuse avastasin, et tegelikult ma panin selle kursusele juba mõni aeg enne seda meie kursust silma peale, aga siis ma nägin enda suureks pettumuseks, et no praegu me veel ei tea, millal uus stardiklubi tuleb, et mind väga hakkas see huvitama. Ja just seetõttu, et kuna mind tabas ka sügisel töökoha kaotus ja siis ma hakkasin otsima nagu uusi väljundeid, et see virtuaalassistendi teema oli kuskilt juba jäänud silma,
aga noh, ikkagi seda infot oli parasjagu vähe ja siis ma ikkagi sinna assistendi kooli peale kuidagi sattusin, hakkasin seda virtuaalsete assistentide gruppi jälgima. Ja siis noh, mina olen ikkagi seda usku, et kui sul on midagi elus vaja leida või kõik, mis on vajalik, kõik jõuab sinuni ja siis tuligi täpselt see üleskutse, et uus stardiklubi, pange varakult kirja. Ma mõtlesin, et ei, et see on märk, et sellega ma pean liituma ja ilmselt on alati see, et ajas alati hind ka muutub, et kui ma täna ei lähe, siis järgmine kord on see hind võib-olla juba oluliselt kallim, et praegu ma suudan seda endale lubada. Ja otsustasingi selle väljakutse siis nagu välja või tähendab vastu võtta. Kas need teemad, mis me seal läbisime või mis sa läbisid, olid sulle päris võõrad või olid mingid asjad ka tuttavad, olid sa ikka mingis asjas valget kätt ka saanud vahel? Ütleme nii, et päris palju oli tuttavad, kuna minu eelnev töökogemus ikkagi on ka päris paljus olnud assisteeriv töö, nii et seal väga palju oli ikkagi äratundmisrõõmu ja ma paralleelselt käisin ka just sellisel nii-öelda kontoritöötaja arenguprogrammis koolitusfirma kaudu, et sealt sai nagu täpselt neid asju siis natukene nii-öelda sünkroniseerida, et oli selline hea äratundmisrõõm näiteks selle Smiley platvormi puhul, et sa olid juba varem mingisuguse teadmise omandanud ja seal said siis edasi pusida nii-öelda praktiliselt, et muidu võib-olla oleks natukene raske olnud. Aga ma kõik, mis oli ka võõras, ma võtsin ikkagi väga suure hea meelega vastu, et ma, nagu ma kirjutasin vist tagasisides ka, et ma olin nagu svamm, et see oli, ma olen ka ikkagi pigem võib-olla oma elu jooksul sellist nagu väljakutseid natukene kartnud, aga ma nüüd tundsin, et ei, et siin on ikkagi nii erineva taustaga inimesi, nii palju erinevaid teadmisi ja mitteteadmisi ja mulle tohutult ikkagi tõstan esile seda kogukonda, seda kogukonna tunnet ja kogukonna toetust, et kui sa ikkagi midagi ei oska, siis nii-öelda küsi ja sulle antakse ja tõepoolest nii on, et mitte midagi ületamatut seal ei olnud, isegi kui esmapilgul tunduski, et issand, et seda ma nüüd küll oskan, see on nii raske ja mingi hetk on see niimoodi, et kõik on tehtud, et ei olnudki raske. Sa tõid ka välja sellesama kogukonna toetuse, ma tahtsingi küsida teie kõigi käest tegelikult, et mis tundus teile selle kursuse jooksul lisaks selle kogukonnale ka väärtuslik, seal olid ju ka tegelikult meil mentorid ja olid kodutööde tagasiside, et kui te nüüd oleksite pidanud seda kursust läbima üksinda, ilma et te oleksite mingisugust tagasisidet saanud, kas see oleks kuidagi või kuidas see oleks mõjutanud teie seda kursuse läbimist? Esiteks ma mõtlen juba, et kas üldse oleksite viitsinud läbida, kui keegi poleks tagant seisnud ja et kuidas see teile nagu ikkagi veel kasulikuks tuli, oli see väärtus teie jaoks üldse või oli lihtsalt tüütuse, et mentorid käisid, kontrollisid ja siis ütlesid võib-olla, et kuule, tee ikka natuke ringi? Ei, absoluutselt mitte, et iseenesest, kuna see programm muidugi on hästi põhjalikult üles ehitatud ja kui sa need õppevideod ja asjad ära vaatasid, siis tegelikult sa olid juba hulka targem. Aga ütleme nii, et kui sul ei oleks üldse olnud oma nende nii-öelda kaaskursuslastega mingit kontakti või et ei oleks sellist ühtset gruppi, kus me jagamegi seda mingi töö kergust või raskust või küsimusi, et sa ikkagi natukene ju vaatasid ka teiste pealt, mida teised teevad, mida teised küsivad ja kui tuleb ka mentori tagasiside, et võib-olla sa oled mingi asja enda meelest väga hästi ära teinud, aga nemad ju vaatavad ikkagi juba sellise professionaalse tegutseva virtuaalse assistendi pilguga, et nad ilmselt juba neid valupunkte teavad, et kas see minu tehtu siis nüüd juba lahendas selle valupunkti ära või mulle lihtsalt tundus, et on ilus, et visuaalis, et see tagasiside on kindlasti täiesti hindamatu väärtusega, et see peab seal olema ja niimoodi, et sellises suures grupis naised üksteist nagu turgutavad ja ergutavad, et tavaliselt naistele omistatakse hoopis teistsuguseid omadusi, aga siin on absoluutselt vastupidi, et me pigem nii-öelda panime üksteise krooni sirgeks ja ütlesime, et you can do it et ära nüüd alla anna, et selle kogukonna väärtus on absoluutselt hindamatu, see peab olema ja see on selle kursuse juures üks väga tähtis asi. Kairi, kuidas sul? Ja ei selles mõttes, et ma nõustun täiesti Eveliniga, et see, et mentor oli sul kogu aeg nii-öelda nagu olemas ja
ta siis kogu aeg nii-öelda kontrollis su kodutöid ja siis sa said ju tagasisidet, kui hästi sa selle tegid või mis võiks muuta, et see andis endale ka nagu kindlustunnet, et sa nagu teed õiget asja ja sa teed seda asja nagu õigesti. Et ma arvan küll, et see oli oluline ja siis samamoodi ka, et see teiste naiste või teiste siis nii-öelda teiste tiimi toetus ja see, kuidas üksteisele tagasisidet anti ja kui kellelgi tõesti nagu midagi väga hästi välja tuli, siis kõik nagu nii väga elasid kaasa, et seda oli nagu nii tore näha. Mulle meenub kohe see, et mulle nii meeldis ka see, et isegi käidi üksteise kodutöid vaatamas ja kui see Drive'i link ei avanud, siis kohe kirjutati mõnusalt, ma ei näe. Et see oli jumala äge, et kohe näha, et inimesed tunnevad huvi, tahavad kaasa elada ja vaadata ja ise ka võib-olla mingit nippe saada. Ja Katrin, kuidas sul? Ja mulle meeldis ka just see kogukonna kokkuhoidmine ja just, et kui mentorid nagu andsid tagasisidet, siis oligi sihuke tunne, et sa ei ole üksi nende asjadega, et kui poleks need mentorid seal olnud, siis on sihuke tunne, et mina istungi üksi oma nende õpingute otsas ja ma ei tea, kas ma teen õigesti või valesti, et täiesti hindamatu on see, et kui ikkagi professionaal annab sulle seda tagasisidet. Et jah, see on nagu hea, et kogukond oli selline koos mentoritega, kõik sama mentaliteedi ja sihukese üksteist üles tõstva mõtteviisiga. Ma olen täitsa nõus, minu meelest mulle tundub, et virtuaalassistendid on üks ägedad kogukonnad, nad on nii rõõmsad, nad on nii positiivsed, nad on nii üksteist tõstvad, et ka teie grupi puhul, kusjuures me just rääkisime ka tiimiga, et te olite üldse sellised, et nii palju hakkasite kaasa rääkima seal ka mõtteviisi nende minutite all, et see oli nagu nii mega, et meil varem ei olnud sellist kogemust, et nii aktiivselt, aga teie grupp kohe läks nagu see, ägedad inimesed said kokku omavahel, kes keemiad klappisid, et jumala äge oli. Vot nii, ehk et teie soovitus, ma saan aru, et on minge julgelt peale, isegi siis, kui te ei saa mitte ööd ega mütsigi aru, et tee peal õpite lihtsalt. Et ma olen selles mõttes nõus ka, ütlen ka teile tegelikult seda, et hakake liikuma, teel olles te saate suunda rihtida ja kõik need asjad tulevad lihtsalt koha peal, lihtsalt õppimise pärast õppida pole vaja, sest kui sa saad praktikat teha, panna kohe praktikasse, on sellest õppimisest mingitki kasu. Kui ma täna õpin mingi asja ära, aga ma seda ei rakenda, siis aasta pärast ma olen täpselt 0 kohas ja ma pean uuesti alustama. Mul on väga hea meel, et te tulite siia. Aitäh, et te oma mugavustsooni kummikest venitasite. Ja mul on tegelikult laivis osalejatele, kes meil täna siin on, ka üks väike pakkumine. Nimelt kuni homme õhtuni kella 8-ni ma pakun sooduskoodiga live30. Ma panen selle info ka siia. Ja te saate 30 eurot soodsamalt ja meil on alles ainult 9 kohta. Nii et kes vägagi tunneb huvi, siis palun kasuta võimalust ja homme kella 8-st läheb see kood lukku, siis on jälle täishinnaga ostmise võimalus. Ja alustame meie esmaspäeval ja suur aitäh veel kord Katrin, Evelin, Kairi. Vaadake neid ägedaid naisi sotsiaalmeedias, nad teevad väga ägedat asja, jälgige, saage inspiratsiooni ja tulge sellele teele. Ma rohkem teid kinni ei hoia. Kui on veel küsimusi, küsige kommentaarides, ma lähen vaatan ja vastan teile. Aga mõnusat kolmapäeva jätku teile ja veel kord aitäh, et te tulite laivi kuulama ja laivi mul kaasa tegema, siiditrukud. Tšau!